if you want me, then all of this will go away. Give me. Tere tulemast! Tere tulemast! Täna on päev 50 äkki on 50 juba ära. Ja lihtsalt vinge on teha tööd, kui sa tead, et sa pead tegema pool aastat järjest. Aga ei ole hullu, me teame, mille nimel me seda teeme. Me teame, et saab hakata reisima, kui see jura on tehtud. Seniks aga tuleb vaeva näha, sest niisama ei saa siis kõigi. Jah, ei vinge elu on tegelikult, vinge on. Ülivinge on. Ja kuidagi joppaski niimoodi ära, et Melbourne'i maandudes 4. septembril hakkasin kohe tööd otsima ja sain kiired vastused ning 12. septembril oli mul töökoht Grain Harvesti jaoks olemas. Pidin küll enne hooaega kohale minema, aga pole viga, et ma saan siis kiiremini oma farmipäevad tehtud 3. viisaks. Ja kuidagi sai see üle elatud, et kindlasti inimesed tegid selle palju lihtsamaks, et väga äge rahvas oli meil koos ja sai palju uusi sõpru. Ja siis tuligi aeg hakata kotid kokku pakkima peale seda 5 kuud ja hakata liikuma siis Adelaide'i poole. Sest et plaan oli osta endale vänn ja minna Tasmaniasse. Ja pooleldi selle plaani ma ka läbi viisin, aga nagu ikka siis siin need plaanid muutuvad. Ja jah, hakkas siis see puhkuse periood lõpuks peale. Tere tulemast Mattiase autoraadio saatesse. Me oleme, palju kell on? 2:30. Tuleme 5 tundi sees. 6 tundi sees. 6 tundi oleme sõitnud. 3 tundi veel. Jah. Ei ole tore. Ma ei viitsi enam. Süüa tahaks, aga ma ei taha peatuda, sest et muidu kaob Mojo ära. Me sõidame siis Griffithist Adelaide'i. Kõik soodsa majutuse nimel. Et kui muidu sa maksad 2 sotti nädal elamise eest, siis Adelaide'is sa maksad 70 nädal elamise eest. Eks ma saan 3 nädalat elada 1 nädala hinnaga. Ja sellepärast me sõidame 800 kilomeetrit tänasel päeval. Nii, me oleme siis nüüd lõpuks Adelaide'is. Tegelikult nädalake juba olnud siin Eesti majas, et keegi, kes Adelaide'i veel reisimas on, siis minge kindlasti Eesti majja, öelge Toomasele tšau ja saate pipra viina ja Eesti õlut, grilli ja kõike head ja paremat. Jah, esimene plaani osa on siis korras, me oleme Adelaide'is. Järgmiseks me tahame osta endale siis vänni, homme lähme vaatama. Äkki saab mingisuguse normi set-upi. Ja siis me oleme valmis seda Austraaliat siin igatepidi väänama hakkama. Aga jah, good to be back. Peaks tegema küll mingi proovida mingi kriisid pidada. Welcome to my dream. Terist. Kas te filmite või teete fotografitsioone? Kuidas tunneb uus auto vänni omanik enne siis värske uue pilliga? No mis ma oskan kosta? Tunded on, ma ei oska lausa sõnad puuduvad. Meeli ülendav tunned valdab minu sees terve aeg, kui me sõitsime. Vaatame üle siis. Istuke sisse ka siis. Ma julgegi istuda siis. Uue auto lõhn on sees. Uhke värk. Kuulame siis, kas nurrub ka. Oi! See auto läheb palju paremini tööle kui minu auto. Nii, ja näitame siis seest ka või? Selline ilus pill tõesti, noh. Täitsa ju, vau. Nii, kujutage ta vaid pilti, kui te olete mitte siin keset linna parkinglotis aega veetmas, vaid te olete kalju peal vaatamas päikesoloojangut, võib-olla on ka meri seal lainetega, kes teab. Ja siis sul on siin
pool ükskõik, mis sa tahad, et siin olengi. Siin võib kõike olla. Mõnus. Äge. Ja no muidugi. Ja kohe teed lahti ja aste kohe tuleb välja. Fancy. Pinge. Nii, sahtlid on paigas, väike sahtel avaneb sisse mingid riidede manti, mida mul on vaja seest kätte saada, läheb siia. Söögiasjad, köögiasjad, kõik siis suurde mingid muu nodi, kuivained asjad sinna. Siia tuleb tõenäoliselt siis külmkapp, siia tuleb aku elektri teema. Tänane plaan on siis minna osta ära teise akusüsteem ja osta ära külmkapp ja siis hakata vaikselt vaatama ja mõõtma, kui suureks tuleb see raam teha. See shape siin siis läheb all the way. All the way tuleb siit üle ehitada kuhugi siia maale ja siis siia teha rividega voodiraam, et mille ma saan välja tõmmata ja teha ta siis umbes nii suureks. Muidu ta on ikkagi siiamaani ja niisuguse L-kujuga diivani selles positsioonis siis. Aga kui magama tahan minna, enda asi, kas siis viitsin lahti teha seda või siis panen siin samas, mahub ära küll. Jah, väga põnev, sittagi ei tea, mida ma teen, aga ma teen ikkagi ja loodame, et tuleb välja midagi ilusat. Ajaga kiiret ei ole õnneks, et saab siin nokitseda küll. Aga jah, lähme 4-wheel drive supercenterisse siis. No kuule, Madis, niimoodi sa küll ju kaugele ei jõua selles aega jaurates, et aga õnneks Eesti majas on nõnda toredad inimesed ja nad nägid, kuidas ma siin väljas pusisin ja pakuti mulle, et kuule, mul on ketassaag, et ma toon sulle selle, et saad vähe hõlpsamini, nii et tõesti suur tänu Eesti rahva inimestele, kes näevad noort inimest hädas ja tulevad appi. Reaalselt see on ainukene tükk puitu, mis ma olen ostnud oma vänni jaoks, sest kõik ülejäänud on olnud Eesti maja mingis laos olemas. Ja ostsingi puiduliimi, et nuusutada veits puitu, et lõpetada paar raami veel ära. Nii, ja vahelduva eduga siin terve kuu selle kallal pusides on tulemus käes, et auto voodi töötab, läksin veits teist lahendust pidi, aga väga hästi toimib, mulle meeldib. Voodi on piisavalt suur ka minusuguse pika lati jaoks ja hakkaski vaikselt saabuma kätte aeg, mil peab Adelaide'iga ka samuti hüvasti jätma. Oligi aeg teha siis Tomiga meil viimased pipraviina pitsid ja asuda teele, vaadata, kuidas see masin siis reaalsuses ka hakkama saab. Et aga sellest siis juba järgmine video. Nüüd stopp, seisku aeg, nii kaebleb neid see.